Meie koolil on direktoritega väga vedanud. Kõik nad on teinud oma tööd südame ja pühendumusega. Täna räägin ma meie kooli praeguse direktoriga, kes on selles ametis juba 1998. aastast. Oma 15 ametiaastaga on ta staažilt teine direktor meie koolis ning me räägime täna temaga meie kõige staažikamast direktorist ja kuulsast loodusteadlasest Wilhelm Petersenist. Loodusteadlane Wilhelm Petersen töötas meie koolis nii õpetaja kui direktorina. Kui paljusid noori ta innustas oma avastuste, retkede või ka lihtsalt koolitundidega loodusteadustega tegelema? Kool oli ju siis poistekool. Koolis õppis suurusjärgus kuskil 300 poissi ja tolle aasta kaanonite järgi, kuna Petersen andis ise ka loodusloo tunde, siis arvatavasti käisid kõik need 300 poissi mingil ajahetkel ka tema käe alt läbi. Ennem direktori ametit oli ka ju põhikohaga bioloogiaõpetaja. Nii et ma arvan, et innustust said praktiliselt 15 aasta jooksul tuhanded õpilased ikkagi. Ütleme, et mitu tuhat õpilast siis. Ja sellel ajal, kui ta Jaalis töötas, käis ta 3 uurimisretkel. Kas kui palju ta rääkis nendest koolis? Sama palju, kui ta oli koolis direktor, sama palju oli ta ka oma hingelt rännumees ja kuna oli tegemist suure Vene impeeriumiga, siis talle lemmikkohtas oli seal Kaukasus, kus tal väga meeldis käia. Käis ka kaugemal Siberi pool avastusretkedel ja ütleme nii, et oli ilmselt päris pikki perioode, kus kohas tegelikult Petersen ei olnud koolis ja tuli inspektor Parhov, oli siis inspektori tähendus oli siis õppejuhataja, pidi tõenäoliselt kooli juhtima, et ka kuulduste järgi mitmed korrad, kus kohas võib-olla Petersenil oli teatud sellise eriarvamusi linnavalitsusega ja tuldi kooli inspekteerima, siis Petersen oli parasjagu kuskil kaugel retkel ja jäi edasi ametisse, nii et võib-olla on see üks saladus, miks pärast tegemist on 25-aastase staažiga direktoriga ja kuna ta suhtles õpilastega pärast tunde, tal oli teatud määral nagu siis oma sellist, et fännklaab võime täna öelda, et siis ma olen kindel, et ta innustas päris paljusid õpilasi ka reisima ja näitas nendele reisilt kaasa toetud liblikaid. Et ma arvan, et sellest ilustest liblikatest sai paljud innustust. Mida uut tõi Petersen oma kooli, et kas mõni nendest uuendustest on ka tänapäevani säilinud ja on nüüd traditsiooniks saanud? Ütleme, ma arvan, üks vahvamaid uuendusi, mida Petersen reaalkooli tõi, oli oma aja esimene röntgeniaparaat Tallinnas, mis siis linnavalitsuse loal soetati siia kooli, toodi spetsiaalselt Saksamaalt siis reaalkooli tellimusel siia reaalkooli ja seda kasutasid ka Tallinna arstid. Aga Peterseni ajal sai väga valdavaks selline suhtumine, et ei pea kõiki õpilasi ühtemoodi kõigisse suhtuma, ütleme, et ühe sellise mõõduga mõõtma ehk andekatel anti rahulikult võimalus olla andekas nendel aladel, mis ta on ja kes nii palju ei huvitanud, siis ütleme nii, et tuli rahuldavale tasemele oma koolitööd ära teha. Te olete ise hariduselt bioloog, teil on Peterseniga sarnane haridus ning te olete mõlemad juhtinud Tallinna Reaalkooli. Milliseid eeliseid annab loodusharidus kooli juhtimises? Iseenesest ma pean loodusteaduslikku tagapõhja inimesele väga vajalikuks, et üldse aru saada, et kus sa tegelikult tuled ja kuhu lähed. Aru saada võib-olla iseendast, aru saada sellest ka, kui õrn on see elu,
kuidas seda pead hoidma, ja samas, kuidas see elu siia tähtede ruumi ära mahuks, kui öösel päeva poole vaadata. Ehk selline niisugune laiem evolutsiooniline ja siis võib-olla ka selline astronoomiline aspekt on selle lähenemisel hästi hoomatav, et üldse eluasjadest aru saada. Aga mis on teie ja Petersoni nii õpetamise kui koolijuhtimise meetodites sarnasest või erinevat? Minule väga meeldib õpilastele, ütleme siis uhkelt pompöörselt kõnet pidada. Ehkki see nõuab mul päris palju tööd ja vaeva. Sest see tundub kuidagi selles direktori elukutses nii, ütleme, üks päris asi, et sa räägid, mida sa mõtled ja ehk saad veidi kujundada ka oma mõtete ja tõekspidamiste järgi, anda väikese mõjutuse, kas või sellisel väiksel asjal nagu isa oma armastus. Peterson teatavasti oli selles osas küllaltki tagasihoidlik, siis ütleme, et talle ei meeldinud kõnesi pidada ja tegi seda ainult äärmistel vajadustel. Et see võib-olla oleks üks väike erinevus. Siis sarnasust võib-olla siiski Petersoniga oleks ikkagi ka, et tõesti reaalkoolis ma pean väga oluliseks seda, et andekusel, mis siin reaalkoolis erinevatel aladel on, et sellele andekusele oleks võimalik süvatsi minna. Tänapäeval üheks selle andekuse kooli ajal väljendumise või arendamise võimalus on osalemiseks olümpiaadidel. Ma ise arvan, et võib-olla ka Peterson oleks neile olümpiaadidele rõhku pööranud. Ja võib-olla ka see arusaam, et kõige tähtsam ei ole see faktiteadmine, vaid pigem orienteerumine aines ja terviku nägemine. Ja ma tahaks lõpuks küsida seda, et kuidas te võrdleksite koolijuhi positsiooni nii siis 19. ja 20. sajandi vahel kui 100 aastat hiljem? Ja kindlasti oli koolijuhi staatus ühiskonnas kõrgem, sest ütleme, et ega neid gümnaasiume oli ju vaid tõsiseid suuremaid gümnaasiume siin Tallinnas ka ühe käenäppudel natukene juurde veel olemas ja tegemist oli tegelikult ka õppeasutusega, mis asendas tegelikult isegi ülikooli, ütleme, siin Tallinna piirkonnas. Et kindlasti oli koolijuhi staatus ja positsioon väga hinnatud. Aga mis puudub tänasse päeva, siis ma kindlasti ei ütleks, et Tallinna Reaalkooli direktori ametikoht oleks kuidagi sellist, mis on võtta ja jätta. Et see on, ma arvan, väga kaalukas ametikoht ja väga tõsine ametikoht. Et selle taga on ju 130 aastane ajalugu koos oma Wilhelm Petersoniga. Aitäh teile selle põneva intervjuust ja edu! Aitäh!